Möödunud nädalal sai Eesti üle hulga aja endale taas ühe maailmameistri. Seda on võib-olla küll raske uskuda, kuid kui Inna Uit teisipäeva hilisõhtul naiste kulturismi maailmameistrina siin Tallinna lennujaamas lennukist välja astus, olid tal vastas treeningukaaslased, sõbrad ning sugulased, kuid mitte ühtegi spordifunktsionääri ja vaid üks spordiajakirjanik, Lembitu Kuuse Eesti Televisioonist. Võib öelda, et naiste kulturism ei ole olümpiala, kuid tegu on ikkagi maailmameistriga. Kas te mäletate, millal tuli viimane maailmameistri-tiitel Eestisse? Ei mäleta. No, ei tea. Kes see võis olla? Mis ala tegija? Võib-olla Salumäe. Ma ei tea. Body language. Kas lennujaamas olid vastas kõik need, keda te ootasite? Mina isiklikult ei olnud mitte kedagi. Minu jaoks oli üllatus. Ma isegi küsisin Reinu käest, kuidas me koju läheme, et kui Indrekut, kellega me kokku leppisime, ei tule näiteks. Kui kõrgeks te ise hindate seda saavutust? No ikka väga kõrgeks. See on amatööride tipp, mis üldse võib olla. Pärast juba profid. Nüüd ei ole mõtet mul enam võistelda koos amatööridega. On see aste nüüd väga kõrgele astuda profide hulka? Jaa, on küll. Milles see vahe on? Profide ja amatööride. Profidel ei ole näiteks dopingkontrolli. Body language. Kas võib öelda, et te ei ole Eesti riigile võlgu mitte ühtegi senti ja te olete tulnud maailmameistriks absoluutselt oma rahakoti pealt ja oma sõprade rahakoti pealt? No olen, kõik seda teavad siin, seda ei ole, milleks ma pean. Sel juhul ei olnud teile ka üllatus see, et lennujaamas ei olnud vastas ühtegi spordifunktsionääri. Nad lihtsalt ei puutu teisse kuidagi. Ei, üldse, loomulikult. Euroopa võistlustelt hinnad oli tagasi. Mina tulin Euroopa võistlustelt tagasi 3 nädalat, keegi ei teadnudki. Tähendab, 2 nädalat ei olnud isegi pressis vist midagi. Kes saab olema Eesti 1996. aasta parim naissportlane? No raudselt, ma arvan, Erika Salumäe ja meessportlane on siis Erki Nool. Kas Salumäe 5. koht kaalub teie arvates rohkem jalgrattaspordis kui teie maailmameistri tiitel? Ei, ma ei ole. Ei. Iga ala on raske ala ja kulturism, ma ütlen, see on topelt võib-olla, ma ei oska öelda. Just tänu selle dieedile, see on ju jube. Sa oled näljas ja sa pead trenni tegema 2 korda päevas ja sa pead sunnima kogu aeg ennast.